head külalised, head kuulajad, tere tulemast meie podcasti Tippude teejuht, mis on siis avalik salvestus juba 6. korda. Ja selle salvestuse või selle podcasti seeria eesmärk on tuua meie kuulajateni silmapaistvaid vilistlasi Tartu Ülikooli majandusteaduskonnast. Et see saade siis toimub koostöös meie vilistlasühinguga Hermes. Mina olen Krista Jaakson, mina töötan majandusteaduskonnas juhtimise kaasprofessorina ja mul on täna siis eriline rõõm ja au tutvustada 2 lugupeetud vilistlast siit majast. Mõlemad on lõpetanud rahanduse ja krediidi eriala toonase, aga neid ühendab ka võib-olla selline natukene rahanduskauge siis kutsumus või kirg. Et sellest vast räägime ka saate jooksul. Igatahes, minu vestluspartneriteks on siis härra Vahur Kraft. Tervist. Ekspankur, majandusvaatleja, investor, Tartu Ülikooli nõukogu kauaaegne liige, aga võib ka vist öelda hobikunstnik. Hobikunstnik, aga ei, ma olen ikka endiselt veel pangandussektoris, ma olen ühe panga nõukogu liige. Siis täiesti pankur. Just. Ja Ilmar Kruusamäe, professionaalne portreekunstnik, kursikoolkonna asutajaliige, vaatan, siin on ka temaatiline T-särk olemas, ja Tartu Ülikooli kunstikabineti juhataja siis juba mitukümmend aastat. Juhendaja. Palgal ei ole. Et igal juhul tere tulemast ja kõigepealt tõesti suur tänu, et te nõustusite. Et see saate formaat on selline, et me alguses räägime rohkem siis teie sellisest kooliajast, ülikooliajast, et kaevume mälestustesse. Siis ma teen sellise käiguvahetuse, teen sellised lühiküsimus-vastused, lihtsalt, et tempot hoida. Ja peale seda räägime siis juba teie karjääri sellisest hilisemast perioodist ja võib-olla puudutame siis natukene selliseid aktuaalsemaid teemasid ka, mis meil ühiskonnas praegu on. Aga et ots lahti teha, siis kui te ülikooli astusite, siis mis variandid teil üldse laual olid? Et te olite ilmselt 18-17 aastased ja mis see olukord teie vaates toona oli? Ma ei tea, kumb tahab alustada? No võib-olla ma teen otsa lahti, et kuivõrd ma olen sündinud ja kasvanud Tartus, siis mulle tundus, et Tartu Ülikool on ainuõige valik, et aus vastus on see, et ega ma ühtegi teist ülikooli ei mõelnudki või silmas ei pidanud, nii et Tartu Ülikool oli ainuvõimalik valik ja miks ka ülikool, võib-olla tol hetkel ka see ülikooli minek ei olnud iseenesest mõistetav, nagu võib-olla tihtilugu praegu on, siis see johtus ka 2 asjast. Esiteks, et meie suguvõsas on haridust hästi väärtustatud. Mu onu, praeguseks kahjuks lahkunud Jüri Kraft, oli ka silmapaistev majandusteaduskonna lõpetaja ja temagi oli mulle eeskujuks ja lisaks sellele siis mu vanemad ka, kes küll ise ei olnud nüüd nii väga haritud, aga nemad väga siis haridust ütleme siis tähtsustasid ja suunasid nii mind kui siis minu 2 õde ka ülikooli astuma. Nii et ülikooli minek ja tulek oli täiesti loomulik ja Tartu ülikooli tulek sama loomulik, et kuhu siis veel kui praktiliselt üle ukse. Ja nüüd kui rääkida siis, et miks just majandusteaduskond ja rahanduskrediit, et siis oma onu siis sellist kuidas ma siis viidet ma juba nimetasin, et see oli kindlasti üks põhjus ja teine see, et majandus tundus ka suhteliselt loogiline, et ma püüdsin küll sisse astuda esimesel aastal kaubandusökonoomikasse, aga seal oli väga suur konkurss, seal oli praktiliselt ainult kuldmedalistid, mina kuldmedalit ei saanud keskkooli lõpetamisel, aga hinded olid head, nii et jäin kahjuks ukse taha. Ja siis olin 1 aasta kaugõppes ja siis järgmisel aastal mõtlesingi, et rahanduskrediit on kõige õigem eriala. Ja võt niimoodi ma rahandus ja krediiti sisse astusingi. Enne kui Ilmarile sõna, kas on kunagi olnud ka kahju, et seda kaubandust ikka ei saanud õppida?
Aus vastus on see, et algul, kui sinna joone alla jäin, oli küll kahju, sest teame ju, mis oli aasta 79, 80 defitsiidimajandus ja nii edasi, et see, kes kaubandus oli, see oli ikkagi tehtud mees. Kaubad liikusid käest kätte, raha tookord väga tähtis ei olnud, praktiliselt oli ju naturaalvahetuskaup kauba vastu, et selline lugu oli, nii et algul oli kahju, hiljem tänasin Jumalat, et nii läks, et rahanduse lõpetasin. Ilmar? No mul on, kuulasin praegu Vahuriga mitmed asjad lähevad kokku, nii et ma pean kordama lihtsalt, et ka mina nägin esimest korda ilmavalgust siin Toomemäel. Ka mina olin oma peres esimene kõrgkooli astuja ja lõpetaja, vanemad olid lihtsalt teenistujad ja ka minu 2 õde läksid minu jälgedes ülikooli. Nii et see on nagu korduse värk ja Tartu Ülikool samuti, et ma ka ei mõelnud mingit teist varianti, et ma kuskile nagu kõige hingelähedasem see Tartu linn oli. Ja kuidas ma siia sattusin või rahandusse, mul oli paar tuttavat, kes lihtsalt ütlesid, et mõnus teaduskond on, kes olid paar aastat vanemad ja pärast lõid mu rebaseks. Ja muidugi mulle sobis ka eksamite variandid, kuigi ma veidike läksin alt. Minu lemmikõppeaine oli kunagi majandusgeograafia. Ma arvasin, et see tähtsam on, et see läheb nagu majanduse alla, aga seda jagus ainult 9 aastaks. Ja nii ma teisest kursusest peale nagu pidin nagu kohanema. Aga jah, et sisseastumiseksamite valik oli mul see, mis mul nagu soodustas sinna majandusteaduskonna minekut, et matemaatika kirjalik, selle ma tegin maksimumi peale ja geograafia, sellised eksamid juba andsid ja ma võtsin võib-olla ajalugu ka kergemalt, kirjand oli nagu kõige nagu probleemsem, ei ole suur jutumees või see kirjamees tookord. Aga rahanduskrediit, et see valik tuli siis nagu kohe ära teha või see tuli kuidagi õpingute jooksul? See tuli kohe, üks tuttav käis 3. kursusel ja ütles, et majandusteaduskond on mõnus. Nii et selle tõttu ma ikkagi usaldasin vanemaid tegelasi. Aga mis siis nagu sellest õpingute ajast meenub, et mingisugused õppejõud või õppeained, mis kuidagi on väga eredalt meelde jäänud, et kuidas need õpingud siin nagu välja nägid? Füüsilises plaanis me olime, kus see maja iseenesest toona Tartus oli? Minu maja oli zooloogia muuseumi kelder. Kus põhilised õpingud olid? Vanemuise 46, kuni sai seal Nooruse tänaval 2. kursuse talves saime sinna koos medkooliga. Aga ma siis joonistaja poiss veel ei olnud, aga kui väga igav oli, õppejõudu oli väga raske joonistada pastakaga, aga siis sealt aknast paistis veetorn. Siis ma joonistasin ikka väga täpselt veetorni üles. Lippu seal tookord ei olnud, aga need korrused kõik ja pastakaga, nii et seda ma leidsin vahel, et ma olen mitte igav, aga kui ma leidsin, et ma ei oska, ei ole nagu et valisin neid lauseid, mida kirja panna, nii-öelda lihtsalt öeldes nii. Ja ainetest võib-olla veidike sellepärast oli igav mul ausalt, et oli väga tore matemaatika õppejõud Lellep, aga esimene kursus läks kogu keskkooli matemaatika kordamise peale, aga mul oli see igav. Aga tüdrukud pidid ikka oma 3 peale saama oma asjad ikka. Nii et ma tajusin, et kelle pärast, et see üldine foon oleks ikkagi vähemalt 3-4, kes olid oma eksamid 3 peale teinud, eks, et mul oli nagu kuna see esimene aasta läks kõrgema mati kordamise peale, siis see oli nagu veidike, ütleme, et tegi laisaks, kui sa oled ta 5-ga sisse saanud ja siis nii et muud nagu sellist, muud asjad olid kõik nagu uued ja muidugi see, et geograafia lõppes ära ja härra Tiik oli väga sümpaatne õppejõud, sellest oli küll kahju ja geograafiat oleks võinud rohkem olla. Mis Vahuril meil? Ja, et tegelikult mina ka algul olin siis Vanemuise suures majas. Aus
vastus ongi, et seal tegelikult oli seda akadeemilist õhkkonda küll, kui nüüd tagasi hakata mõtlema, et seda vana väärikat ülikooli akadeemilist õhkkonda ja seesama suurepärane ringauditooriumu, eks ole, et see ka oli kohe asi nagu heas mõttes väärtus iseeneses. Aga hiljem siis olime meie täpselt samuti Nooruse tänaval, see kuidagi jättis sellise rohkem klassiruumi mulje, et ei vastanud võib-olla niisugusele ajaloolisele auditooriumile, aga noh, see oli vorm, aga teinekord ka, eks ole, on sisu ja vormi ühtlusus on väga tähtis. Aga kui me räägime sisust, siis kuidagi juhuslikult uurisin oma vanu materjali ja leidsin ka õpinguraamatu. Tähendab, mul on õpinguraamat veel alles, ja siit ma siis vaatasin neid suurepäraseid õppejõude ja siuksed toredad mälestused tulid küll meelde, et üks õppejõud, keda ma väga kuidagi austasin ja kes minu arust ka endas hoidis seda Eesti-aegset ülikooli vaimu, oli Ülo Kauer, eks ole, et tema oli niisugune Eesti-aegne mees, kes oma väärikuse, ütleme siis lugupidamisega ja niisuguse, ütleme, noh, sa kohe kuulasid teda, tema andis meile ka rahandust ja tema oli niisugune kuidagi hästi meeldejääv kuju. Üle ka ümber ei saa loomulikult Ulstist ja Raudsepast, kes üks andis siis tööstusrahandust, teine andis ütleme NSV Liidu rahandust, Mart Sõrg ja loomulikult legendaarne Haagelberg, kes andis ettevõtete rahandust, et ma arvan, nemad olid need põhilised õppejõud, kelle ümber heas mõttes ka kogu selline majandusteaduskonna elu ju käis ja kes olid ka legendaarsed õppejõud. Ma just rõhutaks ka Haagelbergi, et tema oli see, kes hoidis sellist ka jälle omamoodi akadeemilist sellist, ütleme, ühelt poolt nagu vabadust, aga teiselt poolt ka väärikust üleval, et see oli väga tore, ja tudengiaeg oli selles mõttes tore, et küll räägitakse, et aeg oli, ütleme siis surutud ja kõik nii edasi, aga eks nooruses ikka on niisugused helgemad momendid meeles ja kui päris ausalt öeldes mulle küll ei tundu, et me oleksime väga sellisest punastest ainetest nüüd pimestatud või see oli nagu kõige tähtsam. Ei, et eks meie õppekavades oli ka ju ütleme siis nõnda nimetatud kapitalistlike riikide rahanduse kriitika ja läbi naljana, eks ole, siis läbi selle kriitika õppisimegi seda ka kapitalistlike riikide rahandust, on ta siis nähtamatu käe propageerija Smith või siis Keynes või kes iganes, et ühelt poolt jah, et sul oli justkui see ütleme piiratud ja punane vorm, eks ole, aga teiselt poolt see sisu oli tegelikult mitmekülgsem, mitmetahulisem, aga see loomulikult olenes ju õppejõududest ja nagu ma ütlesin, et õppejõud olid küll pigem sellised, kes ikkagi motiveerisid ja soovitasid üht, teist või kolmandat õppida või vaadata, nii et toredad mälestused. Niimoodi arendasime siis juba seda kriitilist mõtlemist. Kohe akadeemilist vabadust täpselt. Et millega me praegugi vaeva näeme, et juba toona. Kas siis nüüd on vähemaks seda jäänud või? Ma lihtsalt ei tea, et meil oleks mõnda ainet, mis oleks nagu kriitiline lähenemine mingisugusele nähtusele või mingisugusele, ma ei tea, piirkonnale, et võib-olla peaks uuesti vaatama, äkki annaks. Väga huvitav, kas läbi ka kukkusite mõnest ainest? No ikka. Mis sul? Ikka. Sõjalises vist sai ikka korra või kaks saadud ka ikka. See oli juba selline massiline, et ega seal keegi ei tahtnud seda teha ja no ega ikka ei õpitud ka seda värki, mis seal õpiraamat pähe. Et kui ei, ma vaatasin, et vist algus päris ei olnud, aga kuskil keskel seal, see oli 3 aastat. Mingi 2 ikka tuli. Aga noh, see parandati nädala jooksul ära ja sest ega vist 3-2 oli nendel aastatel sõjaväkke minek. Et ega seal
üks jooksev 2 võis ju kellelgi olla või 2 või. Et aga see oli riskantne. Poistel oli vähemalt riskantne. Aga mis ma selle kriitika kohta tahaks veel öelda, et minu üks lemmikaineid oli ka see kodanlike teooriate kriitika, sest tegelikult selle all tutvustati seda maailma mitmekesisust, mida muidu ei oleks loetud, aga kuna seal oli see sõna kriitika ja ma mäletan, poisid olid kõik esimeses reas, kuulasid, meil oli naisõppejõud väga lahedalt rääkis neid kodanlikke teooriaid, aga seal oli see, et see on paha. Eks, et see oli lemmikõppeaine, et kui kogu see mitmekesisus ja see õpetati ikkagi kapitalismi ja sotsialismi mõlemat. Ja ka kapitalistlikust pooljökist ma mäletan, Georg Rekker oli väga mõnus õppejõud, kes oli vanasti korvpaldur ja tas oli seda vana väärikust, mida sa ütled, seda kõike mõnusat, et sa tajusid, et see ei ole selline tavaline kool, ikka see. Mis su õpinguraamat ütleb? Kukkusid kusagilt läbi? Nüüd on õpinguraamat, ma ei tea, kas see on valikuline või mitte, aga mitte rahuldavaid mul siin ei olnud. Kõik on arvestused, aga ilmsesti ma olen selles mõttes nõus, et kui ka mingisugune mittearvestus tuli, siis selle sai ikkagi kiiresti ju ära parandatud ja võib-olla seda ei pandud siia mitte rahuldavat ei pandud sisse, sul oli tühi koht seal ja kui said rahuldava, siis pandi kirja. No võt, täpselt. Et selles mõttes on see jälle nagu tore. See on puhas paber. Kas te ühika eluga ka kokku puutusite või Tartu poistena ei olnud põhjust? Mina olin esimene aasta olin ühikas, sest ma lõpetasin Jõgeva keskkooli tegelikult ja siis mul öömaja oli vaja ja siis ühikas sai olla esimene aasta ainult, sest teine aasta enam ei saanud. Ja miks ei saanud? Selline tore päev oli aastas korra nagu meestepäev. Seda peeti armee aastapäeva. Ja kui ikka meil neid poisse oli kursusel kas 5 tükki ja tüdrukuid oli ikka 20, siis oli väga suur tähtpäev. Ja kuna meile kingiti nagu sellised viisakas komplekt toa peale neid sampuse pokaale, siis meil tuli ka meestepäeva tähistada ja tütarlastele viisakalt välja teha. Ainuke kurb lugu oli selle asja juures see, et peale 12 kuskil kella 2 aeg pistis komandant pea ukse vahelt sisse. Meil oli uks kogu aeg lukus, aga ikka käidi väljas ja küsis, et mis siin toimub. Tähistati Eesti Vabariigi aastapäeva. Aasta oli 76. Esmaspäev olime dekanaadis kõik ja ma mõtlesin, et on unustatud, aga sügise ühika kohta ei saanud. Nii et see oli minu ühika mälestused. Minu puhul jah, et kuivõrd Tartu poiss siis ühikas ma ei olnud ja ausalt öeldes mulle isegi see meeldis, et kursusõed ja vennad olid kõik ühikas, kui oli tarvis pidu pidada, siis sai ühikas peetud, aga siis sai toredasti koju mindud, rahulikult välja magatud, järgmiseks päevaks ühesõnaga ennast heas mõttes üles löödud ja jälle õppima mindud. Nii et selles mõttes siukene heas mõttes keskkondade vahetumine mulle ausalt öeldes meeldis, et mitte see, et nüüd ühikaelu oleks väga siukene kuidagi mitmepalgeline olnud, mis ta kindlasti oli, aga ei, küll sai ka ühikas õpitud. Aga jah, selles mõttes see mulle meeldis, et ei sai alati ikka koiku peale mindud, et pikemaid probleeme vältida. Et nii-öelda saada parimat osa mõlemast. Just, et valikuliselt parimad osad, et selles mõttes oligi alati, said ise valida, et millest sa tahad osa võtta või millest sa ei taha osa võtta, et see on alati väga hea. Ma kusagilt lugesin, ma arvan, see oli sinu enda intervjuu, kus sa ütlesid, et sa hakkasid ülikooli ajal haikusid kirjutama või kirjutasid neid. Ma ei tea, kas sa oled jätkanud seda hiljem, et kas selleks oli mingisugune konkreetne ajend? Ei, noor inimene ikka tahab avastada maailma ja siis haikude lugu on ju selles mõttes tore lugu. Väga lühike, konkreetne vorm, eks ole. 3 rida, 5-7-5 silpi, eks ole, ja ongi korras, et ole siis mees ja selle lühida vormiga anna mõte edasi.
Ma ausalt öeldes seda päris algtõuget ei mäleta, aga jah, nagu me siin rääkisime, et meil oli niisugune kokkuhoidev ja hea kursus, erinevad isiksused ja kuidagi see kursuse vaim ja ülikooli vaim kuidagi mõjutasid, et ikka tahtsid midagi uut ja teistsugust teha ja ma ei tea, kust ma siis selle haikud leidsin, võib-olla siis, sest tegelikult ju Eesti luuletajad on ka päris palju haikusid kirjutanud ja kuidagi ma selle leidsin ja siis tõesti mõned haikud kirjutasin ja praegu, kui tohib, mul tuli meelde, et üks sellel ajal kirjutatud haiku on järgmine. Iga märtsiga üha vähem naiselikkust, emantsipatsioon. Ja võta nüüd kinni, millest see on seotud või mitte, tundub, et on väga tänapäevane ka. Aga siis mõned aastad hiljem või isegi võib-olla aastakümned hiljem tegin sellele täiendava sellise lisanduse. Iga märtsiga üha enam kogemusi, reinkarnatsioon. Nii et paar näitet haikudest. Aga haiku iseenesest ma tõesti ütlen, et see on ju kuskil 16. sajandil Jaapanist tulnud zen-budismi mingisugune, eks ole, seotud, see on ju aastaaegade ja inimese siukese siis olemisega seotud, et see on väga toredad on need haikud. Sina, Ilmar, siis joonistasid veetorni õpingute ajal, aga võib-olla... See oli esimene hoone, mis aknast paistis. Aga kuidas see joonistamine üldse siis nagu õpingutega seotud oli või hakkas ta nagu aina rohkem üle võtma? Siis Ma usun, et loengutes suurem osa tudengeid sodib või joonistab kas õppejõudu või siis kõrvalt kedagi, nii kui palju ta välja tuli siis parasjagu. Ja nii oli ka minuga, aga need pastakas on väga raske ja selline raske joonistusvahend, kui sa ei oska ka veel, siis ta alati ei kipu, ta annab liiga palju välja, aga minu see joonistamise lugu või hakkas nii pihta, et see ühikaelu ikkagi oli raske aasta otsa ja jumal tänatud, et ma sinna enam ei pääsenud. Ja siis oli nii, et ma läksin esimest korda üliõpilasmalevasse, kus ma lõpus siis suutsin olla 76–86. Nii et neid aastaid tuli. Jah, üks aasta jäi vahele, kui ma olin lastega kodus. 84, aga muidu ma ikka olin. Ja siis juhtus see asi, et sattusin esimene aasta Noarootsi ja seal oli kirikuõpetajat seal ei olnud, aga seal oli metsavaht kirikuõpetaja, kes tegi loomatopiseid. Kõik loomakesed, mis oli leitud, siis tal oli umbes 300 topist ja kui ma olin seal ikka nende malevlastega, kes olid 5 aastat vanemad ka nagu 6 aega suhelnud, mul hakkas igav. Ja ma ei tea, minu jalad viisid augustikuus sinna naabrimehe juurde ja küsisin, et kas ma tohin võtta mingi topise ja proovin joonistada. Ma ei tea, kus see tuli. Ja siis, sest ega ma ei olnud kunstiga tegelenud. Ja ma olin mudellennukit teinud vanasti, nii palju mul seda huvi oli. Aga ja siis ma võtsin esimesena suure isa Metsise ja nädal aega teda joonistasin vaikselt. Ja siis see kirikuõpetaja ütles, et ei, sa ei pea toast tulema küsima, et võtta rehe alt ja pane tagasi. Et ma läksin õue peale õhtust, mingi õhtusööki kella 7 aega või 8 aega ja siis tunnikese 2 sain kuni päikeseloojanguni joonistada. Ja nii oli siis kõik see 4 nädalat. Ja jõudsin joonistada Metsise, järgmine oli Teder. Ei olnud joonistusvahendeid, olid need Ungari viltpliiatsid, mis olid suveks juba kõigil tühjaks joonistatud. Ja siis, kuna värve ei olnud, siis juba nutikas asi oli toonekurk, kus oli värvi vähe vaja. Paber oli valge ja veidike musta ja oranži juurde sinna. Ja siis, kuna kollast värvi oli meeletult palju üle, siis ma võtsin ühe kollase linnu, mis oli Peoleo ja sellega oli minu malev läbi. Ja oli unustatud, et ma olen elus 4 topist joonistanud ja läksin rahulikult ülikooli ja püüdsin alustada nagu teist kursust. Ülikooli lehes oli teade, et kunstikabinet ja keegi selline, ikka naised on aktiivsemad või tütarlapsed seal kursusel ja keegi tahtis sinna kunstikabinetti minna, aga ei julgenud saatjaks, sest Tiigi tänav oli väga pime. Ja et saatjaks, kes teda saadab ja
et see on ikka, tookord oli igas 100 meetri tagant või 60 meetri tagant üks väike lambike puude vahel laes, no seal posti otsas, et ega valgust tõesti sügis ei olnud. Ja siis ma hakkasin käima ühe kursusekaaslasega kunstikabinetis ja no mina jäin sinna. Ja nii see hakkas kõik. Ja nüüd saab siis 76. aasta sügises saab päris palju aastaid. Ka täna lähen joonistusstuudios. Et see on natuke selline tüüpiline lugu, kus lavakunstikateedrisse kandideeritakse, et sõbrale toeks olla ja siis sõber ei saa, aga sina No mina olin turvamees. saad ilma kuulunud näitleja. Kas teil on üliõpilaskorporatsioonidega või seltsidega ka mingit seost olnud oma üliõpilas? Siis ei olnud võimalik ja ma hiljem ei ole astunud. Minul ka ei ole, sest ma ju tegelikult meie kursus lõpetas 84. Üliõpilaste selts ju taastati, kui mul nüüd õieti meeles on 88, eks ole, sellest oli juba siis, ehk ma lõpetasin 4 aastat varem ja siis ei olnud ju ei korporatsioonidest ega seltsidest midagi ja siis hiljem juba, kui see taastamise aeg oli, siis olin mina juba kõrge ülemus, ja tuli 100 naist kantseldada, nii et siis ei jäänud enam aega, ütleme siis selle tudengi korporatsioonidega ja asjadega toimetada, aga noh, mis puudutab siis tudengielu, et pärast lõpetamist, nagu ma rääkisin, meie kursus oli hästi niisugune ja on tegelikult siiani kooskäiv ja hästi kokkuhoidev ja tegelikult me siis pärast lõpetamist sisuliselt iga aasta saime kokku ja võib-olla siis selle korporatsioonide või tudengielu elasime siis oma kokkutulekul välja, eks ole, nii et iga aasta suvel saime kokku kursusega ja rääkisime maast ilmast ja tegime muidki asju. Aga see on minevikus, enam seda ei toimu? Nüüd iga aasta kokku ei saa, aga iga 5 aasta tagant küll. Näiteks sellel aastal ju sai meil 40 aastat ülikooli lõpetamisest ja saime endiselt siis kursusekaaslastega kokku sellel aastal, nii et tähistasime, meenutasime vanu aegu, näitasime pilte ja tegime muudki huvitavat. Nii et selles mõttes see kokkusaamise traditsioon on endiselt jõus, aga jah, see tihedus on nüüd veidi pikem versus sellega, mis siis varem oli. Kuidas sinu kursusega, Ilmar, on? Saate kokku? Ikka jah, meil on tulevasta on see number. Me lõpetasime 80. järelikult, meil on ka 0-ga ja 5-ga lõpetavad aastatel, et juba vaikselt suheldakse, et kus või mis. Ma tahtsin korraks tulla selle küsimuse juurde joonistamisest, et mul tuli meelde just nagu ma ennem rääkisin sellest Vanemuise auditooriumist, vanasti olid ju sellised ruudulised vihikud või asjad, et nende ruutude sees oli väga hea tegelikult joonistada, et mul tuleb meelde, et mina ei joonistanud küll nägusid, aga ma tegin mingisuguseid neid ornamente ja tegelikult nende pisikeste ruutudega on uskumatult hea neid ornamente teha, et sa tekitadki sellise 3-mõõtmelised kujundid ja see oli väga huvitav, et ma ei tea, sina ornamente ei teinud või? Ei no, eks ma joonistasin seal kõike, sest sai ju 5 aastat seal loengutes käidud. Ja, no. Aga ma tahtsin öelda hoopis nüüd praegu paralleelselt meenutada, et mul õnnestus Vahuri kursusel olla neid rebaseks lüüa. Ja aasta oli 79 sügise, ma ei mäleta, kas sa kolhoosis käisid teistega või käinud. Oli üks armeenlasest õppejõud nendega kaasas. Ei, mina ei olnud, meid löödi rebaseks küll, aga veidi hiljem, et seda ma ei mäleta. Ma mõtlesingi, et ma ei ole saanud küsida, aga me 5. kursusel läksime kolhoosi, kus oli rebaste kursus oli kolhoosis. Läksime neid rebasteks kolhoosis lööma ja see oli selline üllatuslik, aga ma just mäletan, et sinu kursus oli seal ja nii ma sain nende teiste kõigiga seal tuttavaks, aga mina tegelikult tegin kolhoosis, meie kursus tookord me käisime siis Käärikul seda suusastaadioni stardimaja ehitamas. Ma olen nüüd hiljem käinud ka aeg-ajalt, kui on hea talv siin, mulle väga meeldib Käärikul suusatamas käia, seal on rahvast vähe, siin on praegu siis reklaamikoht, kõigil soovitan, talv tuleb, varem või hiljem lumi maha, minge Käärikule, uskumatult hea koht, rahvast vähe, tunduvalt vähem versus Otepääga.
tõuse-languseid nii, et vähe ei ole ja väga head saunad on, nii et selles mõttes saab sauna minna, nii et see oli praegu reklaamikoht, reklaamimaks Käärikut, nii et ühesõnaga kolhoosis ei käinud, aga Käärikul stardimaja ehitasin, stardimaja on siiani alles. Jah, aga need sinu kursuse kaaslasi me oleme rebaseks kolhoosis. Aga Käärikule me saime esimene kursus preemiaks hea õppeedukuse eest. Esimesse kursuse esimene semester või on kõige lihtsam ju saada häid hindeid. Ja nii, et me sellel talvel olime ka Kekkose saunas ja käisime Käärikul ekslemas ja suusatamas, olid suured lumerohked talved ja Vellavere ja Kääriku ja olid nagu preemia kohad hea õppeedukuse eest. Mul on hea meel, et me siiamaani ikkagi tudengitega Kääriku baasi kasutame erinevateks üritusteks, et see traditsioon on jäänud. Ja praegu on see väga hästi korda tehtud, selles mõttes on see uskumatult väga hea koht. Aga nüüd me oleme jõudnud nii-öelda meie saate salvestuse järgmise plokini, mis on lühiküsimused. Et need on sellised hästi kiire, vahepala. Teeme niimoodi, et ma esitan küsimuse ja kõigepealt ütleb Ilmar, siis ütleb Vahur, siis ma esitan järgmise küsimuse, siis ütleb Vahur, siis ütleb Ilmar. Ja see, mis assotsiatsioon teil tekib, miks te just nii vastate, see on nagu, ei pea põhjendama. Et kohvi või tee, Ilmar? Kohvi siis kindlasti. Tee. Hommik või õhtu? Pigem õhtu. Öö. Hilis õhtu. Läheb arvesse. Humanitaar- või reaalained? Reaal siis. Kaldub rohkem humanitaaria poole. Paber või ekraan? Paber endiselt. Paber. Suvi või talv? Kõik 4 on mul super, aga no sellisel puhul vanasti talv, nüüd rohkem suvi. Ju see on vanadus. Mulle ikka talv. Rääkisin Käärikust ja Käärikus ka ikkagi siis tali suplemine ja ujumine. Väga hea. Sa noorem mees ka. Muidugi. Suvi tuleb veel. Nii, Vahur, aga meri või mets? Meri. Ka meri. Komöödia või tragöödia? Tragöödia võib-olla on põnevam isegi. Mulle ka tragöödia. Ulmeromaan või krimiromaan? Ulmeromaan. Parema meelega vaatan kunstialbum. Aga siis kas õli või akrüül? Õli kindlasti, see on elus. Õli elab, teine on plastmass. Aga Vahur? Õli muidugi, et selles mõttes sinna saab ju kui mitmeid kihte peale panna ja siis hakkab õli värvi erinevad kihid sealt alt ju kumama ja sealt tuleb see ühesõnaga tegelikult tõeline värvide mäng. Aga viimane küsimus. Vaikus või sumin? Vaikus. Vaikus kindlasti. Aitäh! Nüüd räägime siis natukene sellest, mis juhtus pärast teie õpinguid teaduskonnas ja et mida te siit nagu kaasa saite või kaasa võtsite. Et alustame, Vahur, sinust, et mis sa siis tegid peale ülikooli ja kuidas sa siis rakendasid seda, mis siit olid saanud? No peale ülikooli on kõik, nagu öeldakse, teed laiali ja lahti ja siis ise mõtled ka, et jube kõva mees oled, et akadeemiline siis diplom ja taskus ja pea tarku mõtteid täis ja nagu siis ju oli ju suunamine ja tegelikult tol hetkel tavaliselt taheti suunata siis tudengeid oma kodukohta ja kus siis rahanduse krediidi lõpetanud tavaliselt läksid kas rahandusosakondadesse, täitekomiteesse või midagi taolist. Aga mina olin selles mõttes, ma ei tea, kas siis õnnelik või valmis sellisteks väljakutseteks, et Siim Kallas, tookord Hoiukassade peavalitsuse juht, helistas siis teaduskonda ja rääkis, et tal oleks noori aktiivseid inimesi vaja. Ja siis mulle öeldi ka, et siukene ettepanek on. Aga ma saan aru, et mitte keegi teine kuidagi ei võtnud sellisest väljakutsest kinni, mina võtsin. Ma mäletan siiani, kui helistasin kodus telefonist natukene
hääle värisedes Siim Kallasele, tookord küll kohe sekretärile, aga sekretär koheselt siis ühendas Siim Kallasega, rääkisime pikalt laialt ja mina ütlesin Siimule, et mina olen valmis. Siim ütles, et väga hea, kui sina valmis oled, meie oleme ka valmis, et tule aga siia. Ja nii siis saingi suunamise tegelikult siis hoiukassade peavalitsusse ja tol hetkel mererajooni hoiukassade juhiks ja nagu ma ütlesin, et siis see oli tõesti pea ees vette hüppamine. Aga õnneks see suunamine oli varem ja tegelikult ma diplomieelsel praktikal käisin tegelikult hoiukassade peavalitsuse revisjoni osakonnas, et siis ma ikkagi sain veidi aimu, millega siis hoiukassade peavalitsus tegeleb. Ja nagu ma ütlesin, kui ma siis suunamise sain mererajooni hoiukassade juhiks, alluvuses oli 100 naist, 7 erinevat allosakonda, valdavalt olid see küll venekeelne, aga ikkagi olid eestikeelseid inimesi ka. Ja nii siis töömehe elu hakkas. Raha olin juba varem õppinud lugema, siis raha kuidagi säästmisega olin ka tegelenud, kuivõrd ülikooli ajal tegelikult ma käisin ka tööl, et nüüd aeg-ajalt on küsimus, et kas tudengid peaksid käima tööl või ei peaks käima tööl, et kas tööl käimine kuidagi tudengi siis fookust hajutab, siis mina olen küll seda meelt, et tegelikult peaks tööl käima ja saama niisugust tööl käimise oskusi, teadmisi ja ka mingisugust heas mõttes rutiini kätte. Ehk ma käisin nii võsa lõikamas, kui olin ka Vanemuises siis dekoratsioonide paigaldaja, nii et sealt võib olla mul ka siis niisugune teatri huvi, mis siiani on. Nii et vot niimoodi juhtus siis pärast ja hoiukassad või mererajooni juht olin siis kuni 91. aastani, praktiliselt siis, eks ole, 7 aastat. Sellel ajal oli ka juba igasuguseid muutusi just 90. algusel. Ja siis oligi vahepeal niimoodi, et kuivõrd toimus ka tegelikult ju pangandusreform NSV Liidus, ehk siis moodustati erinevad harukondlikud pangad, nii tööstus, ehituspank, agrotööstuspank, selle vihmavarjukse peale jäi siis riigipank ja siis oli ka veel sotsiaalpank, siis tegelikult ma hiljem läksingi sotsiaalpanka, kutsuti sinna ja siis läksin sinna asejuhiks. Ja pärast seda tegelikult olin seal aastakese ja siis Siim Kallas, vot milline tore lugu, Siim Kallas kutsus Eesti Panka. Siis mul oligi valikuvõimalus, et kas samal ajal oli ka Eldur Meerits ja Jüri Mõis kutsunud mind Hansapanka, eks ole, või tähendab siis oligi juba Hansapank hakkas tegelikult formeeruma Tartu Kommertspanga filiaalina ja siis mul oligi kaalukausi peal kas Hansapank või Eesti Pank. Näed, oleks Hansapanka läinud, oleks praegu miljonär, nii nüüd on ainult allkirjad rahatähel, eks ole, aga see on ka suur au ja rõõm, nii et Siim Kallas kutsus Eesti Panka ja tõepoolest hakkasime siis rahareformiga tegelema ja Eesti Pangas olin ka siis kokku ligi 15 aastat. Aitäh ja ma lihtsalt tekkis endal see paralleel, kui sa rääksid, et läksid sinna mererajooni ja sul oli 100 naist ja valdavalt venekeelsed, et siis majandusteaduskond ilmselt panustaski peamiselt sellega, et ta õpetas sulle vene keelt. Õppekavas tõenäoliselt oli midagi. Ei, vot siin ma tahaks küll, õppekavas oli vene keel küll, aga ei, et jah, vot see nüüd jäi küsimuse teises pool jäi mul vastamata, et mis kaasa ülikool andis. Ma arvan ikkagi ühelt poolt julguse. See, et nagu ma ütlesin, pea ees vette hüpata, ma arvan, et see sellist julgust ja avatust, et sa tunned endas jõudu ja tarkust ja oskust ja sa lähedki, muudad maailma. Ja ausalt öeldes tagantjärgi, eks kuigi teatavad piirid ja raamid seal olid, aga muutusi õnnestus ikkagi sisse viia küll. Praegu kas või tuleb meelde, et õnnestus tegelikult vana
siis ruumide asemele, mis meil olid Estonia puiesteel, Tartu maanteel, ehitasime tegelikult uue spetsiaalse siis Mererauni hoiukassade siis selle peahoone või peakontori, sinna sai ohtralt ka siis kunsti toodud ja nii edasi, nii et see, ütleme veel kord, ülikool õpetas julgust ja vabadust ja tahtmist ära teha ja teiselt poolt ikkagi ma võib-olla vist olen sellest ka rääkinud, et suur positiivne üllatus oli see, et tegelikult tolleaegsed pangandus siis reeglid olid tegelikult saksa reeglid, veidi küll muudetud, aga suures osas tegelikult ikkagi hiljem sakslastega rääkides olid need normid, reeglistikud, kõik ikkagi seesama, eks ole, et nii see oli, jah. Nii et. No nii, aga Ilmar, et mis sina tegid peale ülikooli lõpetamist ja võib-olla see, mida sa siit kaasa said, olid? No suunamisega läks mul, kui hakata suunamist pihta, et tol ajal nii hästi ei olnud, et saad Tartusse või ma olin järjekorras juba, kui oli suunamisjärjekord, võib-olla need Tartu kohad olid ära võetud, aga mul oli soov ikka Tartu jääda. Ja sellega tekkis seal veidike sellist pusimist seal suunamisel. Ja kuna kõigepealt tuli plaaniliselt kohad ära täita ja nii Siim oli tookord komisjonis meil ja ka Siim vaatas sellise võitleja venna peale ja ütles, et ma võtan selle poisi endale, aga ma ei tahtnud Tallinnasse minna. Ja põhipõhjus oligi, kuna meil ikkagi pool gruppi oli rahandus ja pool krediit ja mulle see rahanduse pool oli nii kursustöödes kui oldes, see oli eestikeelne, aga see Siimuse peavalitsus oligi, seda öeldi kohe, et see on venekeelne ja minul vene keel oli väga nõrk, kuigi see ülikooli sõjaline oli. Nii et mind suunati plaaniliselt Alatskivi või Tartu piimakombinaadi Alatskivi Tšehhi, mis oli Tartu rajooniga seotud aga nagu ma enne Vahudel ka ütlesin, et minu selline käitumine oli nii, et ma sinna tööle ei läinud ja ei juhtunud midagi. Nii et ootasin selle katseaja ära, mis pidi olema juriidiliselt 6 kuud. Ja kuna ma ei toppinud oma nina sinna ega ei teinud mingeid kulutusi, ei võtnud mingeid suunamisrahasid välja, siis 6 kuu pärast ma olin nii-öelda vaba. Ja kuna ma olin vabakutseline kunstnik, siis ma olin oma kunstnike seltskonnaga Tartus ja elasin ja toimetasin siin kuni tänase päevani. Kui ma su käest küsin, mida sa majandusteaduskonna õpingutest kaasa võtsid oma kunstikabineti toimetamistesse? Minu põhiasi oligi ise majandamine ja vabakutseline kunstnikuna ma olen siiamaani ise majandamisega tegelenud. See 65. aasta majandusreform, mis Nõukogude Liidus nagu pandi kaane alla vaikselt ja siis 85 alles võeti välja. Mina tegelesin selle ise majandamisega nii kursuse tööd kui diplomitöö ja majandan siiamaani ise, kuni lõpus võis seda ka ametlikult hakata ise majandama. Olin 16 aastat, olin ka FIE ja teenisin selle 16 aastaga 3 pensioniaastat. Täna saan 607 € pensioni ja vaatan telekas mõnuga, kuidas Lasnamäe prouad ütlevad, et pension peab olema 1500 või 2000 vaidlevad, et muidu ei tule välja. Ma ütlesin, et 1000 oleks ka päris hea. Selline. Tänapäeval me nimetame seda ettevõtlusõppeks. Ja. Mida sa oled ära kasutanud. Aga ma võib-olla küsin niimoodi, et teie mõlema lapsed on ka ju Tartu Ülikooliga seotud olnud ja Ilmaril isegi praegu Tehnoloogia Instituudis Karl toimetab, et kas te olete neile ka midagi nagu soovitanud, et kuidas õppida või mida õppida või on mingid selliseid mõtteid? Just, aga enne veel, kui ma sellele vastan, mul tuli praegu meelde, kui sa räägid sellest FIE-st ja ütleme siis sellisest vabakutselisest, et tegelikult mul jäi ütlemata, et oma siis ülikooli lõpul ma tegin oma diplomitöö, siis Ivar Raig oli mul juhendaja ja siis oli ju see
Ungari majandusreformid, eks ole, et kuidas tegelikult plaanimajanduse käigus ka reforme teha ja siis János Kornai oli ju suur see Ungari majandusteadlane, kes seda siis sotsialismi tingimustes püüdis ka teatavat turumajandust arendada. Ja nagu ma ütlesin, siis noor majandusteadlane Ivar Raig oli selle Kornai maaletooja ja siis tegelikult tema oli mu juhendaja, kaasjuhendaja oli veel Ulst ja miks ma sellest räägin, selle teema mul oligi individuaalteeninduse majandusmehhanism ja selle täiustamine Harju rajooni näitel. Ehk tegelikult, mis oli mulle tol hetkel ka täiesti ootamatu, et ka siis plaanimajanduses olidki tegelikult need FIE-d, siis olid nad küll kodukäsitööndajad, rätsepad, ühesõnaga saapaparandajad, fotograafid, kullassepad, mis iganes, kes maksid ära teatava siis nõndanimetatud litsentsitasu ja ülejäänud kõik, mis nad teenisid, panid endale lihtsalt tasku, eks ole. Ja see oli uskumatu lugu, et ma sõna otseses mõttes käisin, intervjueerisin neid, miks nad seda teevad ja nii edasi. Ja inimesed olid endaga jube rahul. Nendele see väga meeldis ja nad olid ka uhked oma heas mõttes käsitöönd või ütleme siis käelise tegevuse üle, et nad olid sõna otseses mõttes meistrid ja siis aitasid, eks ole, õpetasid välja selle, nii nagu ikkagi vanasti käis, meister, sell ja õpipoiss, eks ole. Ja see oli tegelikult ka silmi avav, eks ole, et kui ennem oli juttu veel, et mis ülikool õpetas või kaasa andis, et tegelikult ka just selle, et see oli silmi avav, et sa tegelikult, kui sul on nagu oskusi, teadmisi ja eelkõige tahtmist, siis sa suudad tegelikult ka piiratud tingimustes ikkagi hakkama saada. Tavaliselt ongi nii, et kas sa muudad tingimusi või sa kohaned tingimustega. Praegu on kolmas variant ka, et on exit, et lihtsalt hüppad minema, eks ole. Aga see selleks. Aga tagasi tulles küsimuse juurde, see, et jah, mul poeg on lõpetanud ka majandusteaduskonna ja mis pojale sai õpetatud oli see, et esiteks võta ikkagi tudengielu täie rauaga ja õpi, mis sul õpetatakse, vaata lahtiste silmadega ringi ja eelkõige püüa arutleda õppejõududega, et tegelikult ja mis jälle tagantjärgi tulles tagasi meie aja juurde ka, et näiteks meil olid küll arutelusid õppejõududega ka väljaspool siis loenguid ja tulebki meelde, et üks võib-olla ere näide tudengielust oli see, et kui siis ühikas oli siis, ma õppejõu nime praegu ei ütle, kellega me siis pärast saime kokku ühikutoas ja arutasime siis maailma asjade üle ja siis mina koos kursuse vennaga pidime siis Humalasse minema õlut tooma, eks ole, sest siis oli Humalas oli see, praegu on Humal teises kohas, kui siis oli seal Raatuse tänaval. Ja kuidas sa siis sinna lahtist õlut sinna ühikasse tood? Mõtlesime välja, leidsime suure pesukausi, valasime siis õlled pesukaussi ja kahekesi siis vedasime pesukausiga õlu sinna ühikasse ja siis juttu jätkus kauemaks. Nii et vot selline lugu. Aga tagasi tulles jah, et tudengielust tuleb võtta maksimum, tuleb arutleda õppejõududega, kaasüliõpilastega ja tegelikult sellist vaba vaimu, ülikooli vaba vaimu tegelikult ka endasse lasta. Ma ütlen vahepeal Vahurile veel ühe õpetussõna, et kui pesukaussi ei ole, meil olid tol korral juba kammivabrikus tehti 60-kopkaseid kilekotte, mis küll oli kirjas, et 5 kilo kannatab, aga ta kannatas tehniliselt 3 korda rohkem ja sinna läks täpselt kast valatud õlut sisse, 10 liitrit. Nii et ta ei hinganud ära siis, aga täpselt, et ühe kilekotiga sai tuua, ainuke asi tuli õige nurga all ja aeglaselt valada, et vahtu ei tuleks üle. Täpselt. Jah, aega võttis, aga pesukauss on ikka väga riskantne asi. Siis, näed, me saame õpetussõnu anda ka tänapäeva tudengitele, et mida ja kuidas. Jah. Rasked ajad on möödas. Aga oled sina midagi Karlile püüdnud? Mul on selline, Karl on üks poistest, aga mul on, kui ma nüüd nagu 3 last on lõpetanud füüsika matiklassi Treffneris ja Karl nende hulgas
ja tütar on siis humanitaari seal selle bioloogiaklassi lõpetanud veel, aga siis minul on õnnestunud vabakasvatus, ma ei ole talle mitte midagi andnud, mu enda füüsika oli 5 ja Mati ja riigieksamid olid kõik kooliaeg 5, nii et ma ta ei tulnud küsima ka, mis tütrele ma veidike Mati ülesandeid lahendasin seni, kuni oskasin, aga 90-ndatel oli teistsugune matemaatika kui 70-ndatel. Et tulid sellised teoreemid sisse, mida mina ei olnud õppinud, eks. Aga jah, et Karl on kõik, mis õppinud, on ise õppinud ja on hakkama saanud, nii et aga teine noorem poeg lõpetas Gröningeni ülikoolis sama selle mingi matemaatikavärgi tead, nii et selle koha pealt ma ei ole sekkunud nende teadmistesse. Et mida ja kuidas õppida. Saavad ise hakkama, jah. Aga veel korraks tagasi tulles, et poeg Kristo tegelikult siin oli ka aktiivne, ma saan aru, et tema tegelikult oli ka turundusklubi suur asutaja ja meie see formaat on ka kuidagi, ma olen asjast aru saanud, turundusklubiga seotud, eks ole, nii et selles mõttes on väga tore. Ja mis on tore see, et praegu Kristo teeb oma startupi ja mina teen ka oma startupi, ehk meil on erinevad startupid ja siis nüüd vaatame, kes on siis kõvem mees, kes kiirema exiti teeb või siis neid erinevaid raha tõstmisraunde teeb, eks ole, nii et selles mõttes vahetame omavahel praegu kogemusi, oskusi, et see on väga huvitav. Väga tore. Meie saateaeg läheb armutult edasi, mina tahaks ikkagi lõpetuseks rääkida teiega kunstist ja rahast. Et eestlased on nagu päris sellised aktiivsed kunstiinvestorid, ma olen aru saanud, et siin mõned päevad tagasi oli just Allee galerii ütles, et olid järjekordsed hinnarekordid ja et nagu väga aktiivne elu meil. Et mis te arvate kunstisse investeerimisest ja kas te ise teete seda ja ma siin... No vot, et see on tõesti siukene ühelt poolt hästi suur ja lai teema, et mitmetahuline, et kui rääkida kunsti investeerimisest, siis võib-olla tuuagi välja võib-olla Eesti versus muu maailm, et Allee siin raporteerib tõesti suurtest rekorditest, aga nüüd on küsimus suurele ringile. Milline või kui suur on kõige kallim Eestis oksjonil ostetud siis teos ja summa? 1, 2, 3. Mägi ilmselt. Nii, õige vastus. Konrad Mägi, Kapri hinnaga 450 000. See on siis Eesti kõige kallim siis oksjonil ostetud kunstiteos. Nii, nüüd kohe näide maailmas. Da Vinci, Salvador Mundi, 450 miljonit. 1000-kordsed vahed, et see natukene näitab ka võib-olla neid mastaabi vahesid, eks ole. Aga kui me räägime investeerimisest, et tõepoolest lõpuks ka kunst on investeerimisvahend. Mina nüüd kunsti investeeringuna ei ole võtnud, et jah, mul on küll mõned pallaslased ja mõned siin baltisakslane aga ma ei ole ostnud kunsti sellepärast, et teda kuhugile seisma panna, et pigem ikkagi seintele panna, nii et ja kuivõrd ma ise ka natukene olen joonistanud ja maalinud, siis pööning on oma maale täis, nii et rohkem kuhugile ei mahugi, aga iseenesest kunst on küll selgelt investeerimisobjekt ja mis on nagu positiivne, et lisaks siis meie kuulsatele pallaslastele on ka nüüd tänapäeva kunst ju tegelikult hinda läinud ja kas või nendes erinevates oksjonites ka ütleme, mitte ainult surnud kunstnikud, tavaliselt öeldakse, et kunstiteosed lähevad hinda siis, kui kunstnik sureb ära, eks ole. Et tegelikult nüüd ma arvan, see enam ei ole päris asja ja ajakohane, et tegelikult ka elavate kunstnike tööd on hinnas ja tasub kunsti investeerida. Küsimus on see, jah, et mis sellega teha. Üks tegelikult teema küll on see ja näide on, et tihtilugu ka kunsti investeerimine on tegelikult selle investeerija enda nägu. Et on olemas üks näide ka, kus tegelikult suur kunstikogu
läks oksjonile, aga kahjuks tegelikult väga suuri sellis mõttes hinnarekordeid ei löönud, eks ole, et nii on. Sammelselja kogu. Just. Sammelselja kogu, mis oli tegelikult kahjuks meie hulgast lahkunud Sammelselja kogu. Sammelselg kutsus mind kunagi vaatama, tal oli tõesti väga uhke kogu, väga hea Eesti tänapäeva kunstnikud väljast poolt, aga tema kogu pandi tervikuna oksjonile ja kahjuks ei leidnud. Nii et siis ongi küsimus, et miks? Enne jagati ära, eks ka. Aga Ilmar, sina kunstnikuna, kuidas sa vaatad mina toimuvat? Kõigepealt minule meenuvad sellise sõbra ja mõnusa Tartu vaimu sõnad Mati Miilius, kes oli suur kunstikogu ja kes tavaliselt öeldi, et Mati ei ostnud, ta ikka ostis ka vahetevahel töid ja teinekord võttis minu käest võlgu, et osta mõnda tööd näiteks Riias, kui tal raha ei olnud. Aga Mati ütles alati nii, et kui saad, ära müü. Ja see kunstnikule oli see, kas kunstnikule või kunstikogujale, et oota ja katsu niisama hakkama saada ja ka minu sellised mul ei ole pööningu peal, ma olen 2 väikest toakest rentinud oma maalide ja graafika ja joonistuste hoidmiseks ja sellepärast pean aastas veidike müüma, et seda renti maksta selle 12 kuud seal. Ja olen pisiasjadest elanud ja kui teinekord kõlavad mingid päris suured numbrid ka minu asjadest läbi kuskilt internetis, siis need on mingi tihti rubla ja krooni aeg ostetud maalid, mida müüakse hiljem päris suurte rahade eest ja mina saan küll paberite järgi peaks saama 5% edasi müügist. Aga nüüd ma vaatasin, mis mul ka sellel sügisel laekus, sealt võetakse mingit autorikaitse võtab veel omale mingit ja vahetus. Nii et kuskil 3,5% saan edasi müügist ma endale. On see õiglane? Kui sa mitte millegi eest saad 300 euri ma lähen maksan üüri selle eest, aga nii et siis on hästi läinud, aga ega seda 300 euri ka niisama ei saa. Seda maali tuleb müüa siis mingi 8000 eest näiteks, siis ma saan 300 euri. Et see on, aga jah, et tihti ma nagu ei ole ja võib-olla need asjad isegi segavad, mis on varem, ka Sammelselja kogus oli mul mitu maali, Kuidu käis ostis, ise valis ja et need, mis ringlevad seal varasematest, et need nagu isegi segavad kunstnikul midagi pakkuda, sest tihti on need varasemad tööd on nagu jah, et huvitavad neid oksjonikorraldajaid rohkem, kui sa pakud seda, mis sa nüüd tahaks nagu ise midagi anda. Et ma investeerin kunsti sellega, et ma ei müü neid. Eks see on minu nagu tagasihoidlik ja las siis lapsed ja lapselapsed naudivad neid ja jagavad omavahel. Et praegu on mul nii selline mõttelaad. Aga kas sul on ka natukene, võib-olla reflekteerin seda juttu, et Mati Miilius kunagi tahtis ühte minu tööd ka millegi pärast ja siis ma mõtlesin, kuidas ma annan oma niivõrd hästi välja tulnud töö ära, eks ole, et see on esialgu tekib nagu niisugune nagu lastega, et kuidas sa annad oma lapsekese ära, aga tegelikult tulebki öelda, et vabaks anda ja nüüd tagantjärgi targana mõtlen, et näed, oleks ikkagi Mati Miiliusele kogusse üks minu töö olnud, siis oleks praegu see olnud kunsti eks ole, või seal Kumus, aga nüüd ei ole. Tartu kunstimuuseumis. Tartu kunstimuuseumis. See tuletab mulle meelde ka veel, et ühel hetkel ma tahtsin ka osaleda siis Tartu kevadnäitusel, eks ole, mis nüüd on ka väga populaarne. Tegin mõned aastad tagasi paar uut tööd, saatsin siis ka oma töödest fotod sinna, ei valitud, nii et midagi ei ole teha. Nii et ei ole. Aga sul ju läheb hästi, sa ju annad sinna, siis võetakse ju kõik vastu. Ei, kui oleks olnud žüriiga korralda, ma usun, et sul oleks läbi läinud. Aga aastaid on juba arvutis ja tihti saadetakse ka sellist asja, mida ei ole isegi olemas. Sa tuunid mingi võltspildi ja saadad sinna ja öeldakse ja siis hakkad tegema, kui see läbi läheb. Aga kui sa ütled nüüd, ma ei ole 2 aastat osalenud, ma ei saada lihtsalt, sest ma ütlesin, et
tegelikult kunsti tuleb hinnata originaalide järgi, mitte võltsitud nende tuunitud fotode järgi, mida arvutiprogrammis võid, noh, ma ütlen, olematu pildi võid saata sinna. Ja ma ei ole tõesti saatnud ja ka tänavu aasta ei saat, aga noh, teinekord 2 päeva tagasi üllatusega leidsin, et Vilniuses on mingi Moderna muuseum ja seal oli olnud suur Balti kunstinäitus, kus oli ka mul töö väljas, mis oli võetud just Kumust. Nii et ma seda ei teadnud, et selline igast liiduvabariigist või sellest päris vabariigist, endisest liiduvabariigist oli seal siis vast nii 20-30 kunstnikku, nii et mul oli üllatus, et ma nii suurel näituselt seal, aga kuna info on tihti salastatud, siis ma tulin ka kuskilt oksjoni kataloogist tuli välja, et ma olen seal suurnäitusel osalenud, aga noh, kunstnik saab viimasena teada, eks. Aga tee pressiteade ja pane enda ühesõnaga siis Facebooki lehele üles ja oled kuulus. Ja oled kuulus, täpselt. No, jah, aga ma ütlen praegu, ma ootan seda aega, kui hakkab jälle see hea aeg, et kunstnikud teevad žürii, vaatavad sinu töö originaali, mitte seal seda mitmest bitist läbi käinud seda värvi seal aga seda aega öeldi, et kunagi ei tule, aga see on võimu küsimus, on kunstnike käest on see võim ära võetud, et nemad otsustavad, mis on kunst. Aga see tuletab mulle meelde, et mitte nüüd tahta ilmsesti aega täis rääkida, aga kunagi me sinuga rääkisime ka, et ja ülikoolil sai ju valmis vanas anatoomiumis suurepärased ruumid, mis olid ju tegelikult ka ülikoolis oli kunstiõppe ja noh, kui rääkida, mis minule tundub ja jälle, kui me räägime õppimisest, et akadeemia peabki andma nagu laiapõhjalist haridust ja mul on tuliselt kahju, et see, ütleme, sellise kunstiõppe kadus ära, eks ole, aga no vähemalt sina nüüd pakud küll, eks ole, seda kunstiõpet ja ma jälle siin väike reklaamipaus kõigile tudengitele, et lihtsalt sellise nii käelise tegevuse kui mõtte harjutamiseks on uskumatult tore teiste meediumitega tegeleda ja eelkõige joonistamise kunstiga, mis iganes, et see on uskumatult vabastav tunne, et soovitan väga. Ja ma ütleks veel ühe numbri, kui nagu poolreklaamina. Ülikooli kunstikabinet tänavu aasta saab 215, kuna ta loodi 1809, kui sai peahoone valmis ja peahoone arvatavasti 2. korrusel asus kunstikabinet. Ja ma ei teadnud kummast tiivas praegu. Ja täna me avame vanas kohvikus väikse kunstikabineti näituse, kus on nüüd hakkab seal Andrus Kasemaa ja Miljard Kilgiga pihta, nii et mul on nagu 3 plokki, et on need 70-ndate, 80 aastate kunstnikest 5 tükki võetud, siis on vahepealseid seal Raivo Kelomees, kes on tulnud hiljem ja siis nüüd praeguse viimase aja tegelastest, aga seal on ka päris huvitavaid tegelasi nagu Paavo Kangur, kes on ajakirjanik, eks, ja sellised muhedaid mehi on ja Peep Edmanson ja kes esindavad seda praegu seda viimast perioodi oma kõrges eas. Ja nii et meil on jah, ülikooli vanas kohvikus kaminasaalis, kui keegi satub, siis 2-3 kuu jooksul on seal võimalik näha nüüd kunstikabinetti nagu aastapäeva näitust, mille ma panin ise kokku ja riputasin ja kujundasin seal vaikselt. Suur aitäh teile, kahju meie saateaeg on läbi ja ma ühe ikkagi, kui tohiks, et selles mõttes ennem oli juttu sellest, et nagu sa ütlesid, et kuidagi kujundatakse, et AI, et üks asi, mida ma tahan küll öelda, et siis ühelt poolt on jah küsimus, et kuidas me siis seda tehisintellekti või ChatGPT kasutame, et kas seda ka kunstis kasutada, aga tegelikult olen ise kasutanud ja sellepärast, miks ma räägin, et vastab igasugustele küsimustele päris adekvaatselt, nii et ma näen majanduses küll seda, et tegelikult need ettevõtted ja firmad, kes oskavad ja tahavad seda ChatGPT kasutada, et nendel ühel hetkel tekib mingisugune konkurentsieelis ja need, kes seda ei kasuta, siis see nõndanimetatud lõhe kasutajate ja mittekasutajate vahel tuleb uskumatult suur, nii et siin jälle reklaamiks, et kõigil, kellel vähegi võimalus ja tahtmist soovitan kasutada ja tegelikult isegi selle kasutamine kunstis on hoopis teistsugune, et seda ei tohiks nagu vastandada, et kas siis AI võtab kellelgi töö ära või kunstnikelt töö ära või mis iganes, ei ole, see on tegelikult teistsugune ja ikkagi
kasutame kõik. Aga peaks olema see hologramm ikkagi juures, et see on AI genereeritud. Kas ole, Irmar? No kindlasti jah. No mina naudin seda mõnu, seda käelist ja tunnetuslikku mõnu, et ma ei taha seda arvutile anda ega las ta puhkab. Tõmban tepslist välja. Aga suur aitäh!